Noor ema ja pürgiv suunamudija saab laastava diagnoosi. Tal on kõhunäärmevähk ja prognoos ei ole hea. Sõbrad ja perekond kogunevad tema ümber, kogudes tema ravi jaoks $1000, kuni tõde päevavalgele tuleb. See kõik on pettus. Tal ei olnud kunagi vähki. Tegelikult on ta tunnistanud end süüdi oma lähedaste sõprade ja nende perede petmises $20,000 ulatuses. See on Scandal, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Sierra Gillespie. Enamikul meist on sotsiaalmeediaga armastus vihkamise suhe. Loomulikult on seal ka negatiivne pool, lõputu kerimine ja mõttetutesse jäneseurgudesse sattumine. Me kõik oleme seda teinud, kuid see on suurepärane viis hoida ühendust pere ja sõpradega või isegi uuesti ühendust võtta inimestega, keda me pole aastaid näinud. Ja just nii juhtus Sydney Finkiga. Pärast emaks saamist võttis ta uuesti ühendust oma keskkooliaegse klassiõe Hayley Knightiga. Nad taaselustasid oma sõpruse ja kõik oli hästi, kuni Hayley teatas, et tal diagnoositi vähk. Hea sõbrana astus Sydney appi, annetades Hayley GoFundMe lehele ja veendes isegi oma perekonda sama tegema. Aga siin oli üks suur probleem. Hayley'l polnud kunagi vähki. Ta polnud üldse haige. Nevada prokuröride sõnul teeskles ta lihtsalt, et tal on vähk, et varastada $1000 väärtuses raha paha aimamatutelt ohvritelt ning kasutada seda raha oma arvete maksmiseks ja ostuharjumuste rahuldamiseks. Tänane skandaal viib meid Hendersonisse, Nevadasse. See on linn vaid 15 minuti kaugusel Las Vegasest lõuna poole. Ja seal elab 33-aastane Hayley Knight, abikaasa ja ema ning lõpuks ka võlts vähipatsient. Aga enne kui Hayley selle šokeeriva loo välja mõtles, algas tema skeem hoopis teistmoodi. Episoodi alguses mainisin Hayley lapsepõlve sõpra Sydney Finki. Sydney mängib selles loos suurt rolli, sest just tema aitas kaasa politsei uurimise algatamisele, Hayley süüdistamisele ja lõpuks ka tema süü tunnistamisele. Hayley ja Sydney kohtusid ning said sõpradeks aastaid tagasi, kui nad käisid Foothillsi keskkoolis Hendersonis, Nevadas. Ja nagu paljud sõbrad pärast keskkooli, läksid nad kumbki oma teed. Kuid just sotsiaalmeedia tõi nad taas kokku paar aastat tagasi, kui nad mõlemad emadeks said ja uuesti suhtlema hakkasid. Las Vegase Review Journali andmetel ütles Sydney, et ta oli pärast keskkooli näinud mõnda Hayley postitust ja märkas, et Hayley üritab olla suunamudija. Nii et kui nad vestlema hakkasid, küsis Sydney selle kõige kohta. Hayley ütles talle, et ta on tõepoolest mõjutaja ja töötab kõrgel positsioonil Four Seasonsi hotelliketis. Süüdistajate sõnul algas skeem just siit. Väidetavalt ütles Hayley Sydneyle, et ta saab talle hankida allahindlusi lõbusatele reisidele ja suurepärastele majutuskohtadele erinevates Four Seasonsi kuurortides. Väidetavalt saatis ta isegi Sydneyle digitaalse lepingu, millel oli Four Seasonsi kirjaplang, kuid Sydneyle ega tema perele ei pakutud kunagi ühtegi reisi. Prokurörid ütlevad, et Hayley läks väga kaugele, et veenda Sydneyt ja tema perekonda, et ta tõesti kuulub Four Seasonsi ettevõtte juurde ning kasutas mitmeid erinevaid telefoninumbreid, et teeselda töötajat. Hendersoni politseiosakonna vandetunnistuse kohaselt ütles Sydney, et üle aasta ei olnud tema ega tema perekond teadlikud, et neid petetakse, kuna Hayley rääkis neile valesid. Sydney ütles, et iga kord, kui reisikuupäevad paika pandi, toodi välja mingi vabandus, miks reis ära jäi ja tühistati. Aga Hayley pettus jõudis uuele tasemele, kui ta avaldas, et tal diagnoositi vähk. Olgu seega, prokurörid ütlevad, et Hayley'l ei diagnoositud kunagi tegelikult vähki, kuid seda ta Sydneyle ei öelnud. Muide, ta avaldas Sydneyle ja kogu tema perele, et Hayley'l diagnoositi hiljuti kõhunäärmevähk. Kuid pettus ei piirdunud sellega. Hayley lõi GoFundMe lehe, et koguda raha selle väidetava vähiravi jaoks. Sealt võttis ta raha nii Sydneylilt, tema perelt kui ka täiesti võõrastelt inimestelt. Hayley teatas, et ta sai kokku $20,192 ja 16 senti. Ta kasutas seda raha oma arvete tasumiseks ja lihtsalt isiklike kulutuste jaoks, sõna otseses mõttes lõbuks. Sydney ema ütles Las Vegas Review Journalile, tsiteerin, ma olen 100% veendunud, et ta teeskles vähki, et juhtida meie tähelepanu temalt ja tagasimaksetelt kõrvale, mis tähendab kogu skeemi, mis hõlmas Four Seasonsit. Sydney jätkas, tsiteerin, ja see töötas, sest me uskusime teda sel hetkel ja meil oli tema pärast süda murtud. Sydney õde, Corey Fink, rääkis samuti Las Vegas Review Journalile. Ta ütles, et annetas Hayleyle $250 ja muutis kogu oma elu, et elada Hayleyle lähemal, kuna Hayley oli ta veennud, et saab aidata Coreyl mõjutajaks saada. Corey ütles, tsiteerin, ma tõesti tunnen, et kaotasin suure osa oma elust.
ma pidin jätma kogu oma elu Utah's maha. Sõbrad, keda ma enam samamoodi näha ei saa ning oma töö, korteri ja muud sellised asjad. Kõik see juhtus muide ajavahemikus juuni 2023 kuni aprill 2024. Kuid Hendersoni politsei uurimine Hailey suhtes algas alles selle aasta jaanuaris 2026, kui Sydney tuli välja kõigi nende süüdistustega. Ta selgitas kõike, mis juhtus ja esitas tõendeid. Ekraanipilte, kus Hailey tunnistas kõik üles. Vastavalt Las Vegas Review Journali andmetele kirjutas Hailey Sydneyle sõnumi. Tsiteerin. Ma võtsin ilmselgelt Four Seasonsi raha, aga ma luban sulle kogu oma olemusega, et ma ei võtnud sinu vara, kui olin sinuga. Hailey tunnistas ka, et tal ei olnud kunagi kõhunäärmevähki. Ta kirjutas talle sõnumis, tsiteerin. Emakakaelaga seotud asi oli päris. Kõhunäärmega ei olnud midagi. Varsti pärast seda alustati uurimist Hailey suhtes. Talle esitati süüdistus kuriteona käsitletavas varguses summas $5,000 kuni $25,000 ulatuses. Ta tunnistas end selles süüdi alles eelmisel kuul. Süüdi tunnistamise kokkuleppe osana nõustus Hailey maksma tagasi peaaegu $1,000 kahjutasu. Kui ta selle edukalt teeb ja lõpetab katseaja, saab ta oma süü omaksvõtu tagasi võtta ning tunnistada end selle asemel süüdi väärteovarguses, mitte kuriteona käsitletavas varguses ning talle arvestatakse juba kantud aeg. Olgu, mul on selle kõige kohta mõned küsimused. Kokkuleppe, võimaliku karistuse ja isegi eetika kohta. Mis hõlmab vähidiagnoosi võltsimist. Seega kutsume siia ühe minu kõigi aegade lemmikkülalise. See on kohtuvaidluste advokaat Alexis Rosenberg. Alexis, tore sind näha. Aitäh, et tulid saatesse Scandal. Alustame sellest. Süüdistus raskes varguses. Kas sa arvad, et see on õigustatud ja sobiv süüdistus nende väidete puhul? Kindlasti, see on kohutav. Ta käib ringi ja räägib kõigile, et tal on vähk, kuigi ta tegelikult ei ole. Tegelikult väga kohutav vähitüüp, millel on väga madal ellujäämisprotsent. Ja ta paneb inimesed endast kahju tundma ning annavad talle oma raskelt teenitud raha. Oh jumal, ma olen tõesti nii šokeeritud. Ma tunnen, et iga inimene, iga vaataja, kõik, kes on sellega seotud, tunnevad kedagi, keda vähk on mõjutanud. Olgu nad ise ellujääjad või mitte, kõik teavad, sest see mõjutab tõesti kõiki. Ja kui ma sellest loost lugesin, siis minu isa suri paar aastat tagasi vähki. Ja mõtlen, kui jultunud peab keegi olema, et tahetakse kaastunnet ja samal ajal varastatakse raskelt teenitud raha inimestelt, kui tal endal seda haigust pole. Kas sa arvad, et selle kõige kohta võiks esitada täiendavaid süüdistusi, näiteks mingisuguses pettuses? Ma arvan, et riik on otsustanud, et praegusel hetkel täiendavaid süüdistusi ei esitata, aga see on lihtsalt täiesti jälk. Nagu sa ütlesid, inimesed, kes tõesti selle läbi elavad ja kannatavad, mitte ainult see, kes tegelikult vähki põeb, vaid ka tema perekond, kes peab selle kõige läbi tegema. Ja ka rahaliselt väga kurnav, kui perel on mingi meditsiiniline olukord näiteks, kui keegi peab läbima vähiravi. Ma arvan, et see tõesti torkab silma ja inimesed on sellest tõsiselt häiritud. Aga veelgi enam kommentaarid, mida tehti, olid, et ta ütles, et asi ei olnud rahas, ta tahtis tähelepanu. Ma loodan, et ohus määras mingisuguse vaimse tervise hindamise või nõude, mis oli karistusega seotud. Sest see tõesti kõlab nii, nagu sellel inimesel võiks olla ka vaimse tervise probleeme, mis on sellega seotud. See oleks olnud ka üks minu küsimustest, sest mulle tundub, et meie aja vaimus, kui me räägime Gypsyst ja tema emast, siis on üks väljend, millest kõik räägivad. See on Münchhauseni sündroom teise inimese kaudu. Selles olukorras oli see ema, kes pani tütre tundma, et tal on näiteks vähk või midagi muud. See ongi selle teise inimese kaudu avalduva sündroomi osa. Aga kas on võimalik, et kui sa oled tema kaitsja, siis sa uurid tema psüühikat ja võib-olla ta tõesti arvas, et tal on vähk? Kas see on tee, mida kaitsja oleks võinud alguses valida? Ma ei usu, et see nii on, aga nad keskenduksid kindlasti vaimse tervise poolele. Nad võisid seda mainida selleks, et inimeste südamed liigutada ja öelda, et tegelikult ta ei petnud neid inimesi raha pärast. Aga meil on siin tõenäoliselt vaimse tervise probleem, millega tuleks tegeleda. Sest tundub, et tal polnud tingimata raha vaja ja asi polnudki tegelikult rahas, vaid ta tahtis tõesti tähelepanu. Aga samuti mõned ohvrid kommenteerisid, et ta on sotsiopaat. See on sõna, mida nad kasutasid. Ja et ta jätkaks selle tegemist. Ja see ongi see, mis paneb mind selle karistuse pärast veidi muretsema. See ei tundu piisavalt karm. Kas ta on seda varem teinud ja pole vahele jäänud? Kas see karistus põhineb tõesti sellel, mida ta tegi? Kas see peatab teda seda tegemast?
Minu isiklik arvamus on, et ei peata. Ma ei arva, et see karistus oli piisavalt karm. See, mida ta nende ohvritega tegi, on tõesti äärmuslikult halb. Okei, mul on nii hea meel, et sa selle välja tõid, sest kui ma seda läbi lugesin, pidin ma 3 korda kontrollima, mida ma loen ja mõtlesin, oota nüüd, millele ta süüdi tunnistab ja milline võib olla tema võimalik karistus. Minu arvates ei tundu see õige, arvestades, mida ta lõpuks tegi ja mille ta üles tunnistas. Räägime nüüd sellest kokkuleppest. Ma saan aru, et kõigi nende allikate järgi, mida ma olen lugenud, kui ta maksab tagasi selle umbes $20,000 suuruse kahjutasu, maksab kõik tagasi ja nii edasi. Ta saab oma süü tunnistamise tagasi võtta kuriteona ja tunnistada end süüdi väärteos. See tähendab, et see langetatakse kõige raskemalt kuriteolt väärteoks. Kas sa saad mulle seda selgitada? Kas see on ebatavaline, kui tegemist on esmakordse juhtumiga? Tead küll, nende esimene kord, ma arvan, et see ongi nii. Ma ei usu, et tal oleks varasemad karistusregistrid millegi sellise eest. Sest sa tõesti ei taha, et kellelegi jääks kuritegu registrisse, kui nad lihtsalt tegid vea, kui olid oma elus raskes olukorras. Sest see võib tõesti muuta sinu elu kulgu, näiteks töökohtade ja erinevate asjade puhul. Nii et sageli pakub kohus, kui nad usuvad, et inimene õpib olukorrast ja ei tee seda enam sellist võimalust. Ja siis ma usun, määratakse mingisugune katseaeg. Sellega kaasnevad ka teatud nõuded. See tähendab, et kui ta selle aja jooksul eksib, siis see võimalus kaob. Aga antud juhul, arvestades selle teo raskust, kui mina oleksin kohtunik, siis ma ei oleks sellele avatud, sest ta lõi mitu kontot ja tegutses sihilikult. See ei olnud üks konto ega ühekordne juhtum. Ta sihtis oma sõpru. Ma usun, et üks neist oli tema lähedane sõber, kes ise võitles vähiga. Ja mulle tundub, et see on täielik hoolimatus ja tahtlik pettus, ükskõik mis põhjusel see ka ei olnud. Kui see ei olnud rahaline, siis oli see tema enda hea enesetunde nimel. Põhjused, mida ma ei pea õigustatuks. Ma arvan, et ta vajas karmimat karistust. Ja kui mina oleksin kohtunik, oleksin määranud karmima karistuse, aga mina ei ole kohtunik. Nii et kohtunik võib teha, mida tahab. Nii et me lasime talle end süüdi tunnistada või ta tegi seda ise. Ja tema ees ootav karistuse määramine tuleb juunis, kus ta võib saada kuni 5 aastat vangistust. Sa ütlesid, et sinu arvates pole see piisavalt karm. Mis sa sellest kõigest arvad? Millised tingimused sinu arvates oleksid sellise asja puhul sobivad? Sa tõid väga hea punkti välja, ta võib saada kuni 5 aastat vangistust. Kohus ei pea enamasti järgima soovitatud kokkulepet. Kuigi igas jurisdiktsioonis on reeglid veidi erinevad, kuid enamasti ei pea nad seda järgima. Nad võivad otsustada sellest kõrvale kalduda ja määrata talle need 5 aastat vangistust. Üldiselt järgivad nad siiski neile esitatud soovitatud kokkulepet. Ja, sul on õigus, ta võib saada 5 aastat. Kas ma arvan, et ta peaks saama 5 aastat? Ma ei arva tingimata, et ta vajab 5 aastat, aga praegune kokkulepe minu arvates on see lihtsalt liiga leebe karistus. Ja ma tõesti arvan, et me peame sinna lisama ka vaimse tervise tingimused. Et välja selgitada, miks ta tunneb, et vajab seda kinnitust ja õpetada talle paremaid stressi maandamise viise, arvan ma, et ta saaks seda mujalt. Aga ma arvan, et lihtsalt talle öelda, et olgu, sa püsid enamasti pahandustest eemal ja maksad selle raha tagasi ning me lihtsalt unustame selle ära. Ohvrite jutu põhjal ei usu ma, et see takistab tal tulevikus seda tegemast. Ja ma arvan, et see ongi siin kõige olulisem, eks? Me ei taha, et ta uuesti kuritegu sooritaks. Meil on juba mitu ohvrit, kokku $20,000 ulatuses. Inimesed annetasid talle oma raskelt teenitud raha. Kui ta saab sisuliselt, nagu sa ütled, vaid kerge karistuse, mis tapistab tal seda uuesti tegemast. Eriti kui süüdistus alandatakse kuriteolt väärteoks. Ja ma peaksin seda osa täpsustama. Me rääkisime hüvitisest vaid põgusalt. Aga ta peab tagasi maksma peaaegu selle $20,000 suuruse summa, mille ta sai. Tead, ta peab minema tagasi ja maksma inimestele, kes talle annetasid GoFundMe kaudu. Ja ma mõtlen selle peale, sest minu jaoks on $1,000 päris suur summa. See on üsna palju raha. Nii et kui keegi peab selle summa lihtsalt oma pangakontolt välja võtma ja kohe ära maksma, siis ma ei tea, kas kõigil on selline summa kontor olemas. See võib aega võtta ja kui tõenäoline on, et ta suudab selle kõik tagasi maksta. Kas selleks on mingi ajakava? Tavaliselt tehab see nii, et hinnatakse tema rahalist seisu ja siis võidakse talle koostada maksegraafik.
see jääb alles, see ei kao kuhugi enne, kui see on täielikult tasutud. Tavaliselt tehakse maksegraafik, aga tead, üks asi, millesse me pole veel süvenenud, on kogu GoFundMe teema, sest pea meeles, et GoFundMe saab protsendi endale. Ja see viib meid selleni, kas on mingisugune kohustus, mitte kriminaalsest, vaid tsiviilõiguslikust vaatenurgast. Kas GoFundMe'l on selleks mingisugune kohustus ja neil on ju palju lahtiütlusi, aga kas neil on kohustus tagada, et need petturlikud kontod ei oleks üleval või et neil oleks mingisugune kontroll, sest tema avas mitu kontot. See polnud ainult üks konto, mis sellega seotud oli. Ja saab olema huvitav, kuna me näeme üha rohkem juhtumeid Meta vastu ja küsimus on selles, milline nende kohustus üldse on. Aga jah, GoFundMe sai oma protsendi kätte. Ma ei usu, et nad peavad selle tagasi maksma. jah, see on huvitav, et sa sellele tähelepanu juhtisid, sest ta sai umbes $20,000. Ma arvan, et see oli umbes $1192 või midagi sellist. Mul on episoodis täpne summa olemas. Aga ta peab tagasi maksma ainult 19 000 midagi. Ja sai ongi sellepärast, et GoFundMe sai osa tuludest, kuna nad selle üles panid. Ja nad tegid ka oma avalduse öeldes, et me ei propageeri seda, me oleme siin selleks, et inimesi aidata ja nii edasi. Aga sa tõid tsiviilpoole pealt hea punkti välja, sest see süüdistatav, kellest me räägime, Hailey Knight, ta sihtis põhimõtteliselt oma head sõbra perekonda ja ka võõraid inimesi. Aga ausalt öeldes tundub mulle natuke hullem, kui ta sihib kedagi, kes on tema sõber ja valetab kõhunäärmevähist oma sõbrale ja sõbra perele. See tundub mulle väga-väga uskumatu. Aga kas sa arvad, et on olemas mingi tsiviilnõude alus, mille alusel tema sõber võiks teda selles valdkonnas kohtusse kaevata? Jah, ma mõtlen, et tema sõber võiks ta kohtusse kaevata pettuse eest, selle eest, mida ta tegi, aga pea meeles, et sama kahju eest ei saa 2 korda hüvitist saada. Nii et kui sõber saab kahju hüvitamise korras täielikult hüvitatud, saab ta nõuda ainult vahet. Näiteks võib olla nii, nagu sa ütlesid, et ta ei maksa sõbrale tegelikult kunagi raha tagasi. Või ta võib minna ja saada selle tsiviilmenetluse kaudu ning ei pea taotlema hüvitist. See on üks võimalus. Kas on tõenäoline, et sõber seda teeb? Tõenäoliselt mitte, eriti kui on olemas kahju hüvitamise määrus, aga see on siiski võimalik. Aga nagu ma ütlesin, tõeline küsimus, mis saab huvitav olema, on see, milline on kohustus selle GoFundMe puhul. Sest me näeme paljudes teistes valdkondades, et sa ei saa lihtsalt veebilehte üles panna, hunniku lahtiütlusi lisada ja öelda, kuulge, ma olen lihtsalt platvorm. Nii et küsimus on selles, milline on nende kohustus selle juhtumise ärahoidmiseks. Ja taad, see ei ole esimene kord, kui ma midagi sellist näen. Minu saade kannab nime Scandal After All. Olen näinud ka teisi inimesi, kellele on pandud võltsdiagnoosse. Inimesi, kes petavad teisi, väites, et nad on rasedad, kuigi tegelikult nad ei ole rasedad. Seda ma ei ütleks, et see on tavaline, aga seda on varem juhtunud ja juhtub ka praegu. Ma mõtlen, kas see võib olla algus nendele kohtadele, millest sa rääkisid, Meta. Võib-olla GoFundMe ja mis võiks ees oodata nende petiste maailmas. Ja jälle, ma mõtlen tema sõbrale ja lihtsalt sellele traumale. Sest kui üks mu sõpradest tuleks minu juurde ja ütleks, et tal on vähk, siis ma ütleksin, et aitan sind nii palju, kui saan. Ma toetan sind rahaliselt, kui saan, aga ka lihtsalt sõbrana olen sulle toeks. Ma lähen sinuga su vastuvõttudele kaasa. Ma olen siin, et sind ära kuulata. Tead küll, kui sul on vaja end välja elada või mis iganes see ka poleks. Nii et need usaldusprobleemid, mis sõbral on, ma mõtlen, kas see võiks viia selleni, et ta tahab tsiviilpoolega tegeleda või äkki ta tahab hoopis tagasi tõmbuda. Ja vist kaldun teemast kõrvale. Räägime natuke rohkem kokkuleppest. Okei, see kokkulepe. Miks sa arvad, et ta selle vastu võttis? Mul on tunne, et ma tean, mida sa ütled, aga miks sa arvad, et ta eelistas kokkulepet kohtuprotsessile? See on ju väga hea diil, eks Jeera. Ma mõtlen, tule nüüd, kui sina oleksid tema asemel, kas sa ütleksid sellest ära? Ma ei usu, et midagi paremat oleks võimalik saada. Ma mõtlen, kui tal oli advokaat, siis see oli tõesti hea advokaadi töö. Ma eeldan, et tal oli. See oli ikka väga soodne kokkulepe. Tal ei saa eriti paremini minna. Tõendid on üsna tugevad, mis toetavad seda, et ta tegi seda, millest teda süüdistatakse. Ma ei usu, et tal oli eriti kaitseargumente. Kes siis ei võtaks sellist kokkulepet vastu? Sellepärast olin ma natuke üllatunud, et prokurörid olid nagu, okei, jah, me teeme selle kokkuleppe, hakkame pihta. Sest vastavalt kohtudokumentidele ja kõigele, mida ma olen näinud, on tal sõnumid, kus ta tunnistab oma sõbrale üles ja ütleb, et ei, mul ei olnud kunagi vähki. Ja ta on nagu, tunnistab põhimõtteliselt kõik üles. Nii et meil on see olemas. Kui me saaksime minna ja vaadata tema meditsiinilisi andmeid, sul ei diagnoositud vähki, sa ei töötanud Four Seasonsis.
Okei, see on üsna mustvalge, kui meil on paberid kohe olemas. Nii et tema kaitse seisukohalt on see väga soodne kokkulepe, ma olen sinuga selles osas nõus. Aga õiguse mõistmise jaoks, ma ei tea, kas see on olemas. Nii, et ma arvan, et see on viimane küsimus, mida ma sulle küsin. Me natuke rääkisime sellest, kas ta võib uuesti kuritegu sooritada. Mis teda ees ootab seoses karistuse ja kõige sellega? Aga ma arvan, me oleme siin selleks, et rääkida õiglusest. Kas sa arvad, et selles juhtumis on õiglus jalule seatud? Ma alati vihkan seda küsimust, sest ma arvan, et lõpuks on see, kas õiglus on jalule seatud küsimus, millele peab vastama iga ohver ise. Ma arvan, et tegelikult on oluline see, kas ohver ise tunneb, et õiglus on jalule seatud. Isiklikult arvan ma, et on suur tõenäosus, et ta jätkab seda. Mingil kujul, võib-olla mitte GoFundMe kaudu, hiljem oma elus, kui ta ei saa nõustamist. Aga mina ei saa öelda, kas õiglus on jalule seatud. See on küsimus, millele saavad vastata ainult ohvrid ise. Minu mõtted on ka ohvritega, kellel võib tulevikus tekkida usaldusprobleeme. Ma tean, et minul tekiksid. Ma loodan, et ta ei pane uusi kuritegusid toime. Et meie süüdistatav otsid mingisugust vaimse tervise abi, et mõista, miks ta tegi seda, mida ta tegi. Ta on end süüdi tunnistanud. Nii et ta tunnistas, et tegi seda. See on lihtsalt üks neist hullumeelsetest, skandaalsetest juhtumitest, ütleme nii, skandaalne juhtum. Alexis Rosenberg, aitäh, et täna tulid ja meid sellest läbi juhatasid. Aitäh, et mind kutsusite. Nagu alati, mul on alati nii lõbus. Haleile määratakse karistus 24. juunil. Aga enne kui ma tänase osa lõpetan, tahan ma lisada GoFundMe avalduse selle juhtumi kohta. Nad tegid selle avalduse ajakirjale People. See kõlab järgmiselt, tsiteerin. GoFundMe ei tolereeri mitte mingil juhul pahatahtlikke inimesi, kes püüavad teiste heldust ära kasutada. Korraldaja konto on meie platvormil tulevaste annetuste kogumiseks keelatud. Meie peamine prioriteet on olla turvaline ja usaldusväärne koht, kus abi anda ja saada. Ja me teeme koostööd õiguskaitseorganitega nende isikute uurimisel, keda süüdistatakse õigusrikkumises. Ja sellega jätab tänane skandaali osa meid praegu sinna paika. Kui sulle meeldis see, mida nägid ja tahad rohkem näha või minuga sotsiaalmeedias ühendust võtta, siis leiad mind näiteks Instagramist nimega Sierra Gillespie. Aitäh, et vaatasid tänast skandaali episoodi. Nagu alati, olen sinu saatejuht Sierra Gillespie ja kohtume juba järgmisel korral.